Vaevalt leidub kedagi, kes poleks juustu söönud. Statistika järgi aga süüakse seda Eestis 5 korda vähem kui Euroopas keskmiselt. Samas valmib ainuüksi Põltsamaa meiereis iga päev 13 tonni juustu. Mis on juustumeistri töö? Ühest torust tuleb piim, teisest tuleb juuretis, anname soojenduse, vaatame happesuse järele, lisame vett, saadan massi alla ja kombes. Ongi juust käes. Väga lihtne. Lihtne võib juustu valmimise protsess tunduda ainult asjatundjatele. Võhik ei näe juustulas muud kui hiigelanumaid ja protsesse juhtivat elektroonikat. Teame, et siia jõuab piim. Mis selle piimaga edasi saab? Pärast seda hakkame piima töötlema. Seal siis üks oluline protsess on, see kõikide piimaveieridel on piima pastöriseerimine, separeerimine ja normaliseerimine. Pastöriseerimine on lühidalt või populaarselt seletatuna piima kuumutamine piisav kõrgel temperatuuril, et hävitada suurem osa piimas olevatest bakteritest. Piimas olevad bakterid tuleb ära hävitada, et teha vaba ruum bakterikultuuridele ehk juuretistele. Need on siis siin juuretise tankid. Need on 2 tükki. Ühes on siis täna, mis tarvitatakse juuretis ja teine on homse jaoks. Valdur on juuretise tangi soojaks kütnud ja valab sinna nüüd piimhappebakterid paljunema. Nüüd läheb siis seisma veel siin 16–18 tundi. Hapneb ja see hommikuks on valmis. Ja kui katel on täis, jääb piim seisma, lisame talle laabi. Laabferment on see fermentisele, mis kalgendab piima. Piimavalgu tõmbab kokku. Circa poole tunniga on juba piim kalgenenud. No lõikus ei ole ka muud midagi. Mehaanilised lõikurid on. Nendel on astmelised kiirused peal. Need ise reguleerivad välja vastavalt kalgendi tugevusele. Ta järjest tugevneb, läheb ka kiirus suuremas. Siis hakkab alla saatmine teral. Mööda torustlikke läheb alla, juhtu pann või see pressi, ükskõik kas silindrisse või plokki. Siis suruõhu abile surume juustude vormidest välja ja läheb nõrgumisele. Kirjelda seda pilti, missugune tootmine oli siis, kui sina alustasid? Ja, see on tundmatuseni muutunud. Siis oli ju käsitsi tööga, siis mehhanismi ei olnud midagi. No, katel muidugi segas ikka oli, lõikurid tulid ikka käisid mootoriga ringi. Aga muidu ainult transport oli kõik käsitsi poha. Siis juht valmis kihi all. Ja ju kui neid juhturiiulid praegu, ma kujutan silme ette, selle vaatasime keldripusest sisse, siis me ei näinud ühtegi juhtu, ainult üks must hallitus oli. Muud mitte midagi vaja. Jumala hallitus, kui ilm oli hallitus täis. Siis võeti need juhtud välja sealt ja pesti puhtaks. Oli juhtupesumasin oli. Sinna panti 60-kraadine vesi, lubi ja kaltsineeritud sooda. Ja seal pidid naised pesema päev aega. Käed tulid nii ära, kummikindad veel muidu pikalt käes küll, aga soodavesi ja lubi, mis te mõtlete. Sõrmed tulid lõhki kõik ja siis võeti see juht sealt pesumasin välja, panti kuivama ja kuivati kohe seal lauru. See radiaator oli sees, ventilaator, see löödi käima ja see õhta panti kuivama, hommikuks oli juustus kuiv. Ja kust oli siis nii kuiv, eks ole, ta tilkus rasvast kohe. Ja siis panti parahviin peale ja vaat siis jäi parahviin peale. Tavaline see parahviin on ka mingisugune mägi vaha, eks ole, ja polüüteleen. Terakesed, need sulasid üles 150 kraadi juures, panti juurde neid, siis ta oli sitkem, nii et parahviinid võid juhtu võisid maha põrandal loopida, võisid üles mitte midagi, hetkel parahviin lahti läinud.